Tere, mina olen Kamille ja me oleme Luuka 13. peatükis ja vaatame läbi Jeesuse räägitud tähendamissõnasid. Tänane tähendamissõna on Jumala kuningriigist ja ma loen selle kohe ette. Jeesus jätkas, millega Jumala kuningriik sarnaneb ja millega ma seda võrdleksin? See sarnaneb sinepiseemnega, mille inimene oma aeda maha pani. See kasvas puuks ja linnud pesitsesid selle okstel. Veel ütles ta, millega ma Jumala kuningriiki võrdleksin. See sarnaneb juuretisega, mille naine võttis ja 3 sea jahu sekka segas, nii et kõik läks hapnema. Jeesus jätkas oma teekonda Jeruusalemma poole ning rändas linnast linna ja külast külla õpetades inimesi. Üks mees küsis temalt, Isand, kas vaid vähesed pääsevad? Tema ütles neile, pingutage kõigest jõust, et minna sisse kitsast uksest, sest ma ütlen teile, paljud püüavad hiljem sisse minna, aga ei saa. Kui maja peremees on ukse lukku pannud, seisate te õues ja koputate uksele, öeldes, Isand, ava meile. Tema ka vastab teile, ma ei tea, kes te olete ja kust te tulete. Siis te ütlete, me sõime ja jõime koos sinuga, ning sa õpetasid meie peatänavatel. Ent tema ütleb teile, ma ei tea, kes te olete ja kust te tulete. Minge ära mu juurest, te kõik, kes teete kurja. Mis asi on Jumala kuningriik? Ma arvan, et selleks tuleb minna tagasi Piibli esimestele lehtedele ja vaadata seda, kuidas Jumal tegi kaosest korra ja pani seda oma loodud korda inimese valitsema. Mis tegi inimene? Tema arvas, et tema saab ikka kuidagi ise paremini ja teab ise paremini. Ja nii tekkisidki vähemalt minu arusaamist mööda need 2 kuningriiki. Üks see Jumala oma hea korraldusega, kus kehtivad ühed väärtushinnangud ja siis sinna kõrvale see teine inimeste loodud kuningriik, kus me teeme nii, nagu meile heaks arvab ja nende seaduste järgi, mis meile tunduvad head ja õiged. Ja need 2 väärtushinnangut on täiesti nööri 2 erineva otsa küljes. Selles loos Jeesus seletab meile, et kuningriik on midagi, mis kasvab. Ja ta toob siin näite, mis mulle eriti meeldib naisterahvast, ütleb, et see nagu perenaine, kes paneb oma leiva hapnema, on juuretise teinud ja sellest ühest juuretisest paisub terve taigen suureks või et pisikene seemnekene, mille sa maha paned ja sellest kasvab suur puu, kus kõigil lindudel on ruumi. Jumala kuningriik kasvab. Ja ma arvan, et selle tõestuseks on see, et ma seisan täna siin, piibel näpus, loen seda ja mõtisklen selle üle ja sina oled seal ja loed ja mõtiskled samamoodi nende asjade üle. Nii et ongi Jumala riik juba kasvanud 2000 aastat hiljem, kui Jeesus seda rääkis. Aga huvitav on veel see, et Luukas paneb oma selle räägitud tähendamissõna järgi veel ühe loo. Ja see on lugu ühest mehest, kes tuleb ja küsib, aga kes siis on päästetud? Ehk kes siis on selle Jumala riigi kodakondsed ja kuidas selleks saab? Ja Jeesus seletab talle. Kuigi meile tundub, et kui miski on suur ja kasvav, et siis peaks sinna kuidagi nagu lihtsasti sisse pääsema. Aga Jeesus ütleb, et ei, sa pead pingutama. Nüüd järgmine küsimus tekib meil, et kui see uks on nii kitsukene ja peab pingutama, et sinna sisse saada, et mida ma siis pingutama pean? Ja tihti meil on nagu kristluses niisugune arusaam, et kristlased on niisugused viielised, kõrge moraaliga, teevad õigeid asju ja on sellised head inimesed. Aga Jeesus siin kuskil ei ütle, et me peaksime selleks, et sellest kitsast uksest sisse minna, peaksime olema kõrgema moraaliga, paremad, tublimad ja ilusamad. Ei, ta räägib siin, et
asi on suhetes, ehk siis minu suhtes Jumalaga. Nii et sellest uksest sisse pääsemiseks on mul vaja tutvusi ja mul on vaja tutvust Jeesusega. Mul on vaja teda tunda ja teada. Ühesõnaga, mina ei peaks pingutama, et olla kuidagi hea inimene, vaid ma peaksin pingutama, et iga päev üha rohkem ja rohkem tundma õppida Jeesust, tundma õppida Jumalat. Ja see peaks olema minu eesmärk ja see on see, kuidas ma aru saan, saab sellest kuningriigi uksest sisse. Jah, kui sa oled sealt uksest sisse saanud, siis seal kehtivad teistsugused väärtushinnangud. Kui inimeste kuningriik ütleb meile, et võta, siis sul on rohkem, siis Jumala kuningriik ütleb meile, et anna ja sa saad. Või näiteks ütleb Jumala kuningriik meile, et andesta ja andesta isegi oma vaenlastele. Ja inimeste kuningriik ütleb meile, et ei tea, äkki peaks ikkagi hoidma distantsi. Sellised erinevad väärtushinnangud siis näiteks. Nii et küsimus siis ongi selles, et kuidas saada ja pääseda sinna Jumala kuningriiki ja kuidas õppida igapäevaselt rohkem ja rohkem Jumalat tundma. Ja see ongi võib-olla see küsimus, mille ma õhku viskan seekord samamoodi, et kas sa tunned Jumalat ja kas Jumal tunneb sind. Aitäh, et sa tulid, kohtume järgmine nädal, kõike head!